kokku andis vile ja sõidame. Jälle algkoosseisus esimest korda oli ta avavoorus, kui siin nüüd esimene pealelöök ka, aga ei olnud veel Lepiku sihik paigas. Ühele vahetusi, kes ei ole täpselt mitte kehvemad kui need mehed, kes põhikoosseisus mäng on alustanud, et on ju meil seal... Ožeeri on selline hea universaalne mängija, aga siit nüüd juba Koskor. Muidugi vaja kätte saada see 99, aga alguseks juba ju täitsa korralik purakas. Võidetakse pall tagasi omale ja nüüd kiiresti leitakse Pajo üles, Pajo karistusalas. Pajo! Ikka veel Pajo! Ei, Lapa on kätega ees. Päris vaba tee väravani, hea tegutsemine seal Tammeka kaitsjate poolt, piisavalt kiiresti suudeti teda segada ja lõpuks see löök muutus ebamugavaks siis Pajol ja Lapal tegelikult väga... Mälestusväärsem oli ehk see augustikuine 8-1, aga hetkel jälle Vaprus ründab. Lähme pigem keskenduma sellele. Põder! Ei, Lapa jalaga. Aga Kapper praegu karistusalas ja madalalt läheb see pall värava eest läbi. Ja rünnak jätkub Vaprusel. Aaloe leiab üles Pajo. Kannaga sööt Aaloele, Aaloelt jätk, aga lähme jälle nurgalöögi kallale. Jätkuvalt pärnakad otsivad seda avaväravat. No ikkagi päris ägedalt lahendatud rünnak seal. Siis veel nii hull ei ole, tuleb löök, aga selle Nõmm püüab raskusteta kinni. Silla tsenderdus kõrgelt tuleb ja... Tuulist võttis kinni seda. Aga tuleb kaugelt. Aaloelt pomm ja mööda läks. Naalaja on mammusid löönud küll siin. Kus ta analoogsest positsioonist vajutas selle palli ikka korralikult võrku kinni, aga... Naalaja vastas. Naalal on jalg soe. Ja ei saa ikkagi Pereira mööda Aaloest ja jääb pall isegi Vapruse kätte, ehkki Pereira selle häälekalt nõuab nurgalööki. Belgia kõrgliigas ja meistrite liigaski olnud ja nii edasi. Ja et kui seal Bayerni vastu mängid seda meistrite liigat, siis hea hetk lüüa riietusruumi see värav. No nii, ei, ikkagi Manuel oli peaga vahel, tuleb kaugel löök! Napilt. Vaprus teha, et... Aga kõik on just Lapal kontrolli all olnud, et ega nüüd ka ta ei hakanud hüppama nagu Aaloja omal. Lang oli jalaga vahel ja Pukk vilistab. Avapoolaja lõppenuks. 0-0. Jäi see seis, ehkki nagu heade sõprade Vivatbeti koefitsientes jäi mängu eel. Ja Tammeka siis ajalooliselt olnud parem võistkond 15 võiduga, aga nagu mainitud, siis eelmine aasta Vaprus tegi puhta vuugi, võitis 4 mängu ja siin nüüd polnud üldse paha keerutus Lepikult, ainult et... Temasuguse osavusega mängumees sai seal hästi pöörata ja kangas lahti seal pigem ei hetkel pealtvaata. Vaprusele 66. minutil madalalt ja tuleb jätka seal kannaga, aga jäi nõrgaks ja ebatäpseks see. No nii, vaatame Tammeka rünnakut, Pereira. Ja jõuab see sööt Müürini. Opa, kuidas siin nüüd Müür trikitab ja löök ka, aga läks see pall enne üle otsajoone. Seisab see mäng, aga läheb sööt edasi. Veel jätk, aga ei. Ei tule ka sealt, aga ikka jääb pall Vaprusele. Pajo. Läheb tõste hästi Sillale, Sild jätkab, aga Lapale otse kätte. 77 minut ja tõste läheb lendu. Pall on lahti, tuleb löök, aga mööda raamist. Võib-olla oli seal siis karistusalas käega mängu olukord mingisugune. Lepik see samal ajal nurgalöök, välja paneb selle värava ette. Oodatakse jätku. Tõste tagumisse tsooni Lepik ikka kukub, pall lahti! Ikka vile vaikib, ikka pall lahti, tuleb löök, ei meeste summa ikka. Hästi saab Limberg palli Limbergilt ka sealt löögi või sööduüritus, nüüd Sild kasti. Värava ette, seal kukutakse, nõutakse penaltit, aga mäng jätkub ja ei pääseta ka lööma. Nüüd on siin on Vapruse mehed ka pingilt püsti, et tõuklemist oma jagu ja Pedmansoni mäng on läbi.
ja no viimase minuti mängib Vaprus enamuses ja Prinsilt ikkagi. ja Pukk vilistab mängu lõppenuks. hooaja esimene 0-0 viik. Tammeka poolkaitse Tanel Lang täna 0-0 viik, mis on selle hooaja esimene üleüldiselt, et ükski mäng pole 0-0 viigiga lõppenud. Täna Vaprusega saite hakkama. Kuidas sa praegu vaatad, kas see on positiivne viik või selline natukene murumaiguline viik? Eks ikka tahaks alati 3 punkti saada, aga vaadates ja mõeldes mängu dünaamikale, siis hetkel on tunne, et oli võib-olla isegi aus tulemus. Me ei praegu ei suuda kuidagi väravaid lüüa. Kaitses saime tegelikult paika asjad, mis on nagu tore. Aga meil on kuidagi vaja see kuidagi mingi punn maha saada nagu pealt, et siis äkki tulevad. Täna oli ka väga palju võimalusi, kus tegelikult oleks saanud lüüa. Aga suures pildis võib praegu rahul olla. Meil oli päris kehv nagu üldse see seis. Aga täna oli juba nagu mängumoodi ja survestasime, kaitses olime tegelikult tublid, rünnakul jõudsime ka, nüüd tuleb lihtsalt see värav ka veel üles leida ja ma ütlen, et